Tere kõigile! Täna räägime infosüsteemide kasutajakogemusest ja teeme seda digiloo portaali näitel. Me viisime läbi ühe põneva uuringu kasutajatega, kus me siis testisime kasutajatega digiloo portaali, käisime läbi seal erinevad tegevused. Kindlasti digiloo portaal on väga palju tegevusi võimaldav keskkond ja me kõiki tegevusi kindlasti läbi käinud, aga me käisime seal läbi siis selliseid info otsimise stsenaariume, aja broneerimise stsenaariume ja täpsemalt räägime siis sellest üsna pea, kuidas me siis erinevaid uuringuid läbi viime, millised on need printsiibid, lähtekohad, et keda see lähemalt huvitab, siis video all on olemas link, mille peale klikates saab lähemalt lugeda, et kuidas kasutaja uuringuid siis läbi viia. Aga lähme siis tulemuste juurde, mida me siis teada saime, kui me siis tegime kasutajatega kasutusmugavuse testimist. Esimene asi on see, et avalehel on, mis on nagu hea koht, on see, et see sisene nupp on hästi suur ja roheline ja sinna siis digiloo keskkonda sisenemine ei valmistanud mingit muret. Küll aga see avaleht oli kasutajate jaoks üsna kirju, tundus, et see leht on nagu katki ja ta ei äratanud väga usaldust. Lisaks see, et domeeni nimi on digilugu, siin öeldakse, et tegu on patsiendi portaaliga, kas on õiges kohas olen või ei ole, tekkisid natuke need küsimused ka, ja hästi keeruliselt muidugi loetav tekst, hästi pikk tekst ja siin nagu puudub selline disaini liigendus, mida siis kasutajad välja tõid ja ütlesid. Mis puudutab siis mobiilis kasutamist, siis murekohaks on siin see, et telefoninumbrit ei ole võimalik siis nii-öelda valida, et kui püüda sellele numbrile siin siis helistada, siis tuleb see ilusti nagu valida, aga mobiilis see numbri valimine, kui ta ei ole klikatavaks tehtud, on üsna keeruline, tuleb siis nii-öelda kuidagi see ära määrata ja kui on tühimikud ka vahel, et siis näiteks telefonis olev siis selline selektor, see valib võib-olla ainult selle osa ära, nagu siin ekraanis näha, nagu ülejäänud number jääb valimata, ja siis peab seda veel kopeerima, et saaks helistada ja sellel on tegelikult lihtne lahendus olemas, et saab teha selle telefoninumbri klikatavaks ja sarnaselt nagu on link siin, mis avab siis on nagu see mail to link, et avab siis meili, samamoodi on võimalik teha tell link, mis siis kutsub esile siis selle helistamise telefonis. Siis erinevate linkide liiga nii-öelda lähestikku olemine oli ka üks murekohtadest, et näiteks siin on, et see küpsiste aken ja nõustun ja ka nõustun asemel on siin võimalik kogemata klikata ka privaatsuspoliitika peale, et liiga lähedal on need lingid ja siin oli ka ettepanek, et see nõustun võiks olla näiteks hoopis eristuv nupp ja muud asjad on siis sellised nii-öelda väiksema tähendusega asjad, et see tekitas nagu seda olukorda, kus on nagu selline mööda klikkimist. Mis siis olid sellised lihtsad tegevused kasutajate jaoks, oli siis enda telefoninumbri muutmine näiteks, minu andmete alt käis üsna lihtsalt leiti see ülesse, kasutajatel meeldisid ka nii need kiirteed, mis siin on, et kes on koroonaviiruse analüüsi tulemusi otsinud, on siit kiirelt leidnud või siis digitaalse COVID-i tõendi, et seda toodi positiivsena välja, mis aga oli keeruline kasutajate jaoks, et kui nad siin siis tegid seda stsenaariumi, milleks oli siis küsimus, et millal sa viimati arsti juures käisid, ehk siis eesmärk oli, et inimene läheks siis epikriiside alla oma haiguslugu vaatama, siis paraku valdav enamus epikriiside alla ei läinud, sellepärast et see oli nende jaoks tundmatu mõiste. Ja see on üks selline infosüsteemide probleem, mida me näeme, on see, et kui esinevad sellised tundmatud mõisted, ja millest tavakasutaja hästi aru ei saa, siis jäävad osad tegevused siis tegemata. Ja kasutajad siis otsisid oma siis millal nad viimati arsti juures käisid, seda infot nad otsisid siis näiteks minu andmete alt, otsiti hiljutised dokumendid alt, kus siis tuli välja siis selline pop-up, et kus oli kirjas, et siis hiljutisi dokumente mitte vanemad kui 14 päeva ei leitud, ja midagi muud teha ei saanud, nii et kui inimene käis näiteks 2 kuud tagasi arsti juures, siia minna ei oleks üldse nagu, siit ei leiaks üldse seda infot. Otsiti saatekirjade alt, siis otsiti teatised alt ja valdav enamus siis tegelikult ei leidnudki seda infot üles, et millal nad viimati arsti juures käisid.
et tulenevalt sellest, et see epikriisid mõiste oli nende jaoks tundmatu. Kuidas saaks seda paremaks teha, on see, et kui see epikriisi tasemel oleks näiteks siin kirjas haiguslugu, see võiks nagu seda olukorda siis parandada. Ja mida siis siin kasutajad välja tõid, on see, et hästi palju ongi neid tundmatuid mõisteid. Siis edasi liikudes, kui meil oli stsenaarium, kus me palusime kasutajatel siis broneerida aja nahaarsti juurde, siis jällegi enamus ei leidnud seda kohta ja miks oli, et iseenesest võib tunduda, et üleriigiline digiregistratuur on ju siin kirjas, aga miks inimesed siis sinna ei vajutanud? Et enamuse jaoks tundus see kast olevat tegelikult COVID-19 vaktsineerimise nii-öelda kast, et ahaa, et üleriigilises digiregistratuuris ma saan siis COVID-19 vaktsineerimise teha. Ja see oligi see järeldus ja nad hakkasid otsima seda nii-öelda nahaarstile nii-öelda registreerimist, kas saatekirjade alt või siit nagu mujalt linkide pealt ja siia nagu arvati, et see on ainult COVID-i teema. Samuti puudus siin tegelikult selline nupp, mis kutsuks üles sinna digiregistratuuri sisenema. Ehk siis, et ei ole, et broneeri aeg näiteks nupp või ei ole ka sellist nagu kirjeldust, et mida seal üldse teha saab, et ja see oligi nagu selline mulje, mis jäi, et see on COVID-19 vaktsineerimise kast, et ja nii oligi. Väike osa kasutajatest siis läksid ikkagi edasi, et käime läbi siin näiteks ühe kasutaja teekonna, et ja see iseloomustab üsna palju seda olustikku, mis siin siis kasutajaid varitseb. Et kasutaja, kes vajutas üleliigilise digiregistratuuri peale, siin oli siis esimene reaktsioon oli see, et üsna pikk jutt, ei taha seda lugeda ja kui kasutajad tsiteerides, kasutajad välja siis tsitaadi, et ilgelt pikk jutt. Ja tundus korra, et vist on ikka vales kohas, et siin ikkagi räägitakse ainult vaktsineerimisest, et see vist ikkagi siin ma ikkagi nahaarsti juurde aega broneerida ei saa, seda seetõttu, et siin on kirjas COVID-19 vaktsineerimine, klikkisin peale ja ka see teavitus ju räägib meil ainult COVID-19 vaktsineerimisest, järelikult see ei ole õige koht. Aga ikkagi ütleme, et sai jätkatud digiregistratuuris ja siis kasutaja nägi viimati siin oma neid broneeringuid. Ja siis jäi mulje, et et siit ikkagi midagi broneerida ei saa, mis on, kus ei ole saatekirja. Et kasutaja läks jälle tagasi, siis tuli jälle siia. Vahepeal muidugi oli see lugu, et see kasutaja läks tagasi back nuppu vajutades ja siis selle peale siis süsteem näitas talle sellist koodi. Ja kui veel kord seal refreshi teha või back nuppu vajutada, et siis juhtus selline asi, et ütles, et kasutaja tuvastamine ebaõnnestus. Ja kasutaja ei teadnudki, mida nüüd teha, et kuidas ta sinna digiloo portaali tagasi saab. Oli tükk pusimist, natuke refreshimist, back nuppu vajutamist ja kasutaja siis ikkagi jõudis digiloo avalehele tagasi, aga siis ta otsis seal ja ikkagi ei leidnud. Siis ta tuli ikkagi siia digiregistratuuri tagasi, mõtles, et ikkagi sõna registratuur, siin peaks ikkagi saama vist laiemalt midagi ikkagi registreerida. Ja pooljuhuslikult märkas, et siin on kirjas otsi saatekirjata aega. Või siis lihtsalt otsi saatekirjata aeg. Klikkis siia peale ja siis nägi, et et siin mis saab midagi otsida. Mis murekoht selle vaatega on natuke see, et see vaade ei ütle meile, kus kasutaja täpselt on. Et tegelikult hea tava on see, et menüüs me ikkagi natuke nagu eristame selle, et kus kasutaja parajasjagu on, toome selle esile, et praegu kõik siin lingid on täpselt ühesugused ja võib jääda nagu erinevat muljet, võib jääda erinev mulje, et kus kasutaja parasjagu on, et on ta praegu broneeringute all või on ta otsi saatekirjata aja all või otsib ta praegu COVID-19 vaktsineerimise aega. Et need olid ka natuke nagu küsimused, mis kasutajal tekkisid, et mis selle vaate nimi on, kus ma siis olen. Siis kasutaja üritas siis nahaarsti leida teenuste valdkonna alt ja sellist märksõna nagu nahaarst ei ole. Siis kasutaja proovis, et proovin siis teenuse alt ja teenuse all oli nahaarst märksõnaga tulemusi. Siin oli nagu 2 tükki nahaarst ja kasutaja arvas, et et siin on laste nahaarsti vastuvõtt nahakasvad, aga ma tahan lihtsalt nahaarsti juurde, et siit vist järelikult ei saa.
tegelikult oleks saanud küll naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtule, kui kasutaja oleks kirjutanud ainult naha, aga kuna kasutaja oli kogu selle nimetuse välja kirjutanud nahaarst, siis seetõttu tema tulemused olid üsna piiratud võrreldes sellega, kui ta oleks kirjutanud lihtsalt naha. Ja siis ta oleks leidnud naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõttu, oleks leidnud naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtt sünnimärkide kaardistamine, mis tegelikult oli siis selle tegevuse eesmärk. Ja mida tegelikult saaksin teha, on see, et mida infosüsteemides ka rakendatakse, on see, et erinevate tulemuste külge on siis nii-öelda defineeritud süsteemis ka erinevad teised nii-öelda vastuse kombinatsioonid. Ehk siis meil on võimalik paljudes infosüsteemides seadistada nii, et kui inimene kirjutab nahaarst, siis pakutakse välja ka teisi tulemusi, mis võivad olla seotud selle märksõnaga. Ehk siis infosüsteemis on loodud märksõnade vahelised seosed. Ja kahjuks jah, et jäigi inimesel nahaarsti juurde siis aeg broneerimata. Siis kui me nüüd edasi vaatame, siis üks kasutaja, kes ka nägi seda teavitust siin, tema leidis, et jah, et ikkagi see on vist ainult vaktsineerimise teema, olen vales kohas, läks siia, vajutas tagasi patsiendi portaali ja siit vajutas haiglate lingid ja vaatas, vot nüüd ma olen vist õiges kohas, et siit mulle antakse valida erinevaid haiglaid ja siin ma ikkagi tõenäoliselt selle nahaarsti endale leian. Valis siit regionaalhaigla, võttis eriala kaudu ja siin oli tema jaoks nagu see hea, et siin oli lahti seletatud ka, ei olnud ainult dermatoveneroloogia, mis on siis selline nii-öelda erialane termin, oli ka naha- ja suguhaigused oli siis nii-öelda välja toodud, mis lihtsustas kasutajal seda valimist. Kui siin oleks ainult dermatoveneroloogia, siis on tõenäoliselt kasutaja ei oleks osanud arvata, et millega on tegu. Kasutaja valis ära siis selle. Ja muidugi siin tekkis siis tõrge, miks aeg ei broneerimata, oli see, et kasutaja kasutab Smart ID-d ja ta digiloos sisenes samuti Smart ID-ga. Ja seetõttu ka see tegevus siis ebaõnnestus. Nii et paraku juhtus selline olukord, kus kõik kasutajad, kes uuringus osalesid, kõik siis ei jõudnudki selleni, et nad saaksid nahaarstile siis oma aja broneerida. Ja sellised siis tulemused, mis siis sellest infosüsteemist välja tulid, et tundmatud mõisted, teine on siis selline teekonna keerukus, et kuidas siis jõuda punktist A punkti B, hästi palju teksti ja hästi palju sellist kasutajate koormamist. Aga oli ka selliseid häid kohti, kus kasutajatel oli lihtne, nagu ma eelnevalt mainisin, telefoninumbrit vahetada, näha oma koroonaviiruse testi analüüsi tulemusi. Et igal infosüsteemil on alati sellised tugevused ja parandamist vajavad kohad ja seetõttu tasubki uurida, et kuidas siis teie kasutajad, kui teil on oma infosüsteem, et kui lihtne ja mugav neil siis seda kasutada on ja mida teie siis, kui te oma infosüsteemi uurite, testite, mida te siis teada saate ja mida te saate teha selle jaoks, et need süsteemid oleks kasutajatele mugavamad ja lihtsamad. Et ma loodan, et see uuringu kokkuvõte oli teie jaoks huvitav. Kui teil on täiendavaid küsimusi, mõtteid, tagasisidet, et kõik on oodatud, võite kirjutada video alla kommentaarid, võite meiega ka otse ühendust võtta. Ja mina tänan ja soovin teile kõike paremat.